Tere tulemast Teaduse nihked kursusele. Minu nimi on Reilika ja mina olen supermina looja. Ja mul on tõesti hea meel, et sa oled otsustanud sellel kursusel osaleda. Need 10 päeva võivad aidata sul näha maailma iseennast täiesti uue nurga alt. Ma tahan selle kursuse käigus jagada sinuga infot, mille mõistmine võttis mul endal päris kaua aega. See kõik, millest ma siin räägin, on nagu sellised väiksemad pusletükid, aga mis on nagu üliolulised ja aitasid minul endal lõpuks suure pildi kokku panna. See on just selline info, mida ma oleksin tahtnud ise oma teekonna alguses teada. Ja mul võttis päris kaua aega, et aru saada, miks mõni asi elus töötab ja mõni mitte. Ja miks oli tihtipeale selline tunne, et midagi olulist on justkui kogu aeg puudu. Ja siis ma mõtlesingi, et ma jagan neid teadmisi ja enda kogemusi ja avastasi, mis mind aitasid, et ka sinul oleks lihtsam ja võib-olla kergem alustada. Ja see ei ole selline keeruline teooria, vaid pigem nagu juhis, mis aitab igapäevaelu lihtsustada, selgust tuua ja aitab natukene teha selliseid teadvuse nihkeid või see, kuidas sa maailmast aru üldse saada ja saaksid aru, kuidas sa võib-olla saaksid oma elu muutma hakata. Ja see kursus on jaotatud siis 10 päevaks ja ma keskendun igal päeval ühele kindlale teemale. Et nagu selline uus avastus või reis, et iga samm on justkui veidi sügavamale sukeldumine. Ja ma räägin igal päeval pisut tausta, miks see teema on oluline, kuidas see mõjutab ja annan ka sellise kas praktilise harjutuse või sellise väikse eksperimendi, mida sa saad siis ka kohe proovida. Ja mõnel päeval ma lisan kaasa sellise väikse töölehe, kuhu saab oma mõtted kirja panna, kui sa oled selline inimene, kellele meeldib lisaks mõtlemisele kirja panna, et võib-olla saad natukene enda jaoks teemasid selgemaks, aga see ei ole kindlasti kohustuslik, et see on lihtsalt selline võimalus, mida saab kasutada. Ja ma räägin siis kursusel sellistest teemadest nagu kes ma olen, natukene selline sügavam pilk iseendasse, kes me siis oleme ilma siltide rollideta. Siis peatun sellel, mis on reaalsus ja meetriks, kas see, mida me oma meeltega tajume, on tegelikult ka kogu reaalsus või võib seal taga midagi veel enamat olla. Siis ma tahaksin rääkida kehast, teadvusest ja meelest, kuidas need on omavahel seotud ja kuidas neid harmoonias hoida. Siis 4. moodul räägib uskumustest ja kuidas siis märgata, et millised mõtted ja uskumused ei ole päris meie omad või mis need uskumused üldse on ja kuidas nad meie maailma loovad. Siis ma räägin, mis on tunne, emotsioonid, energia, kuidas need mõjutavad meid, kuidas need üldse tekivad ja kuidas siis oma energial lasta natukene vabamalt voolata. Siis 6. moodulis ma räägin uutest uskumustest, kuidas oma uskumusi muuta või kas need üldse ongi tarvis muuta. 7. moodulis räägin piiranguteta reaalsusest, kuidas nendest vanadest raamidest siis vabaneda rohkem ja hakata looma seda elu, mis vastab päriselt sinu tõelistele soovidele. 8. moodul räägib tänulikkusest ja tänulikkus on minu meelest üsna selline oluline energia, mis avab uksi hoopis uutele võimalustele. 9. moodul räägib olemise kunstist. Me laseme lahti siis pidevast tegutsemise vajadusest ja proovime seda olemise lihtsust natukene rohkem nautida. Ja 10. moodul on sinu uus reaalsus, et proovime siis kõik selle kokku panna ja alustada siis sammhaaval seda elu muutmist. See kursus on loodud niiviisi, et sa saaksid kõike omas tempos läbida. Soovitan võtta iga päev siis pisut aega, et selle päeva
video ära vaadata, teha see väike pisikene harjutuse, et muidugi sa võid ka kõik korraga vaadata, kui need videod väljas on või mitu videot ühe päevaga, aga tõesti ma soovitan siis ikkagi ühekaupa vaadata, et siis sul jääb piisavalt ka aega, et natukene mõelda ja seedida neid asju. Ja sa võid seda kursust vaadata loomulikult korduvalt, sest sul jääb alatiseks sellele ligipääs. Ja ma loodan, et sa võtad siit kursuselt kaasa kas või ühe sellise olulise mõtte või praktika, mida sa päriselt siis saaksid ja rakendaksid ka, et see on juba päris suur samm edasi. Nii et kui sa oled selle video ära kuulanud, siis nii et mis siis muud, kui lähme kursuse juurde. Tere tulemast kursuse esimesse päeva! Ja mul on hea meel, et sa oled siin ja oled valmis seda teekonda koos minuga alustama. Ja ma alustan seda kursust teemaga minu tõeline olemus, ilma siltide ja rollideta. Küsimus, kes ma olen, on minu meelest üks olulisemaid küsimusi, et teha see esimene samm enda elu muutmiseks ja ka illusiooni haihtumiseks. Ja see küsimus võib-olla annab sellise aluse ja täiesti teistsuguse arusaama, mis aitab paremini mõista ka kõiki järgnevaid teemasid, millest ma siin kursusel räägin. Ja kui sa hakkad tõeliselt avastama, kes sa oled, siis hakkavad ka paljud teised asjad elus muutuma, võib-olla paika loksuma ja kindlasti nad muutuvad selgemaks. Ja sa hakkad nägema maailma võib-olla justkui natukene läbi teise prisma. Kes ma olen? Esialgu võib see küsimus tunduda hästi lihtne, võib-olla natuke ka tobe, aga kui sa hakkad seda küsimust nüüd päriselt enda käest küsima ja hakkad vastuseid sügavamalt otsima, siis hakkab su maailm päris kindlasti muutuma. Ja see ei ole isegi selline küsimus, millele saab vastata alati kiiruga. Et see on võib-olla midagi sellist, mis tahab seedimiseks natukene rohkem aega. Päev, 2 nädal, kuu, võib-olla isegi kauem. Ja see nõuab kindlasti sügavale enda sisse vaatamist ja natukene sellist vabaks laskmist. Kui sa mõtled sellele, et kuidas me ennast tavaliselt siis määratleme, mida sa ütled, kui keegi küsib sinult ja sa võid siin nüüd oma seda tavapärast vastust ka kaasa mõelda. Kui küsib siis, et kes sa oled, siis on ju nii, et tihti me vastame või me isegi ei oska nagu muud vastata ja vastame, et ma olen ema, ma olen õpetaja, ma olen ettevõtja, ma olen mingi omadusena näiteks, ma olen hea inimene ja igaüks teab, et mis ta siis selle kohta tavaliselt ütleb. Need on sellised sildid ja rollid, mida me enda külge riputame. Ja need võivad olla kas siis kasulikud rollid ja sildid või siis võivad olla piiravad. Aga need ei ole tegelikult sinu tõeline olemus. Jah, et sa oled see ema, sa oled, kes iganes sa arvad, aga see ei ole nagu päris sina, see on lihtsalt see mingi roll, mis sa endale oled võtnud. Aga ma ei tea, kas sa oled mõelnud seda, et kui sa need kõik kihid nüüd eemaldada, kui sa enam ei ole ema, juht, sõber, et kes sa siis tegelikult oled? Kui kõik need rollid ja see identiteet kaob, mis siis järgi jääb? Mis saab siis, kui need kõik eemaldatakse? Ja see, mis sealt järgi jääb, on sinu tõeline olemus. See on midagi nagu sellist, mis ei sõltu tegelikult üheski välisest määratlusest, et sa oled justkui looja, teadvus, kes on vaba ise kujundama kõiki oma elukogemusi. Sa oled kindlasti piiritu ja sa oled alati kohal tegelikult. Ja see on aluseks kõigele sellele, mida sa igapäevaselt koged ja tajud.
see, mis järgi jäänud on, see sinu tõeline olemus. Ja see ei ole seotud ühegi sildi ega rolliga. Et see on lihtsalt teadvus, puhas piiramatu teadlikkus. See nagu lihtsalt on. Ja see tõeline olemus, piirideta piiritu olemine, mis lihtsalt eksisteerib, ja nagu huvitav see, et on samal ajal kõik ja samal ajal ka mitte miski. Ma arvan, et paljud meist on tundnud seda, kuidas ühiskond, pere, elu ise seab meile mingeid ootusi. Et me peame olema tööl professionaalsed, kodus head lapsevanemad, sõprade seas hoolivad ja lõbusad. Aga mis nagu siis juhtub, kui me nende ootustega liiga samastume? Et kui me hakkame uskuma, et meie väärtus sõltubki just nendest rollidest ja ootustest ja siltidest, ja et siis see justkui olemegi see päris meie, kes neid kõiki peab täitma. Ja tegelikult ju see tõeline olemus, kui sa mõtled, et kes sa oled, ei ole nende asjadega piiratud. Sa oled palju enamat. Sa lihtsalt koged seda elu nende rollide kaudu, aga sa ei võrdu nendega. Mulle meeldib nii mõelda, et sildid, rollid, need on nagu lihtsalt riided, mida sa kannad. Ja need riided võivad kas meeldida või mitte meeldida. Ja kui need teenivad sind ja toovad sulle nagu kasu või aitavad sind sinu elus, et siis on see tegelikult okei. Aga samas need riided on lihtsalt midagi, mida sa kannad ja need ei ole sina ise. Kui sa võtad need kõik riided seljast ära, siis jäädki järgi ainult sina ise, see, kes sa päriselt oled. Ja kujuta ette nüüd, et sa kannad seljas riiet, et sa oled alati korralik või tubli. Ja see tundub nagu positiivne, aga tegelikult tihtipeale sellised ootused või sildid, mis me endale külge paneme, hoiavad meid tagasi. Et kui me arvame, et me nüüd oleme tubli, siis tihtipeale me kardame eksida, et ei vasta kellegi ootustele. Aga mis siis saaks, kui sa laseksidki sellest nagu hirmust lahti, mis siis saaks, kui lõpetaks selle vajaduse kõigile tõestada, et sa oled piisav, sa oled piisavalt hea, piisavalt korralik, piisavalt tubli. Et nendest siltidest, rollidest, siis nendest riietest, mida me kanname, tekib meil identiteet, mis ongi tihtipeale seotud mineviku kogemustega või selle arvamusega, kuidas me arvame, et teised meid näevad. Et psühholoog Carl Rogers ütles minu meelest ühe üliolulise mõtte, et identiteet on mask, mida me kanname selleks, et meid armastataks. Mõtle selle peale. Ja neuroteadus näitab, et identiteedi kaotamine aktiveerib tegelikult ajus hirmutsentrid. Ja see on minu meelest normaalne, sest tegelikult see näitab, et sa oled õigel teel, et seda nagu hirmu ei peaks kartma, sest see ei ole päris. Ja kuni 3-aastased lapsed näiteks ei küsi ju, kas ma olen piisavalt hea, nad lihtsalt on. Ja see lihtsalt muutub ajas. Sest me ju tegelikult ei sünni mingite siltidega. Üks Cambridge'i uuring näitas, et umbes 4-aastased lapsed hakkavad siis teistega võrdlema. Ehk siis see ongi see aeg, millal hakkavad need sildid sündima. Me ei sünni koos nende siltidega. Aga üks hea uudis on see, et seda saab alati muuta. Meil on alati võimalus ise endal valida, et me oleme lihtsalt igas hetkes kohal, täiesti puhta lehena. Me ei pea neid rolle, silte endaga igapäevaselt kaasa vedama. Ja ma arvan, et tegelikult kui aus olla, siis suure tõenäosusega nendest siltidest ja rollidest me ei saa kunagi päris vabaks. Et lihtsalt see on paratamatus, et me oleme inimesed selles reaalsuses siin ja me korjame alati neid üles. Aga
sellegipoolest, et kui hakata neid teadlikumalt jälgima, siis tegelikult saab üsna lihtsasti ise valida, milliseid neid silte ja rolle ise tahad hoida ja milliseid mitte või milliseid lihtsalt muuta. Näiteks kui ma iseendast räägin, enda kogemusest, siis ma üks 5-6 aastat tagasi alates riputasin endale külge väga palju silte, enne kui ma sain neist üldse teadlikuks. Ma arvasingi, et justkui need sildid, et olengi mina, et kuidagi ütlevad, või kuidagi määravad mind. Ja ma sain aru nüüd hiljem, et tegelikult olid need lihtsalt mingid kogemused ja valikud, aga mitte see päris mina. Ja üks selline kõige suurem, ütleme, silt oli mul enda puhul see, et ma arvasin või isegi uskusin, et ma olen ärevik, et mul on ärevushäire. Ja ma uskusin seda päriselt nagu nii sügavalt, et iga kord, kui näiteks mul kehas midagi ebamugavat juhtus või mingi ebamugav kas või tunne, ma ei tea, süda lõi korraks teistmoodi või pulss oli kiirem, siis ma tundsin kohe, kuidas mul hakkas ärevust nagu võimust võtma ja see läks üle paanikahooks, nii et ma olin tihtipeale lõpuks kiirabis. Ja lihtsalt ma hoidsin seda identiteeti enda küljes nii kõvasti ja ma isegi ei tahtnud või ma kartsin sellest lahti lasta, sest olenemata sellest, et see oli selline surmatunne alati, see oli selline tuttav tunne. Ja ma tegelikult ei saanud see hetk aru, et see oli midagi sellist, mis justkui oli lihtsalt nagu kogemus ja valik, aga mitte see päris mina. Et kui ma hakkasin nagu teadlikumalt aru saama ja ma sain aru, et ma saan tegelikult neid asju ise valida ja hetkes olles neist ka vabaneda, siis hakkas mu maailm nagu ülikiiresti muutuma. Ja teine silt oli mul see, et ma olin hästi vastutulelik. See tähendas seda, et ma ei tahtnud kunagi kellelegi ei öelda ja isegi siis, kui see mulle endale päriselt üldsegi ei sobinud. Ja selle tulemusena leidsin ma ennast päris tihti sellisest olukorrast, kus ma lubasin, et ma teen asju, et lubasin kellelegi välja, et jah, okei, ma teen sulle ära ja selleks ajaks, aga tegelikult ma sisimas ei tahtnud seda teha. Ja need asjad jäidki siis venima, tekitasid mulle endale stressi, ebamugavust. Ma pidin teada andma, et ma ikkagi, et kas venib või ma ei taha teha. Et see oli mulle endale nagu tohutuks koormaks. Ja alles siis, kui ma nagu hakkasingi teadlikult küsima, et kes ma olen, sain ma aru, et need sildid ja rollid on lihtsalt nagu sellised riided minu seljas või maskid, et see ei ole tegelikult minu see tõeline olemus. Ja need on lihtsalt need asjad, mida ma mingil põhjusel olin valinud uskuda. Ja kui hakata nüüd endalt küsima, kes ma olen, võib see alguses tundudagi hästi kummaline või isegi raske. Et see meel tahabki kohe vastata, et ma olen seda, ma olen toda ja see ongi hästi loomulik, sest me oleme lihtsalt harjunud ennast määratlema läbi nende siltide rollide. Aga tõde on see, et me lihtsalt oleme. Ja me ei pea nagu võtma neid väljaspoolt tulevaid asju omaks. Need tulevad vanematelt, õpetajatelt, sõpradelt. Aga kujuta ette nüüd, mis tunne oleks siis, kui sa saaksid ise teadlikult valida, mida sa omale puhtale lehele kirjutad. Aga see ongi selline küsimus, mis nagu ei ole mõeldud meelele või nagu kainele mõtlemisele, sest siis üritab ikkagi nagu ego hakata neid tuttavaid rolle ja silte ette söötma. Et aru saada, et kes ma siis päriselt olen, et peabki natukene sügavamale minema. Et sinna, kus ei ole nagu neid võib-olla sõnalisi vastuseid isegi, vaid kus on selline tunnetuse. Et kui sa kujutled, et sa ei pea, või mis tunne see oleks, et kui sa ei pea kedagi veenma, et sa oled väärtuslik.
kui ei ole vaja kellelegi tõestada, et sa oled piisav. Kui sa lihtsalt oled ilma lisanditeta, et mis tunne nagu see on. Ja teeme nüüd äkki ühe lihtsa harjutuse, mis aitab sul seda aru saada natukene või seda vastuseid enda sees kätte saada, et kes sa oled. Et see on niisugune hästi lihtne, nagu olemuselt hästi lihtne harjutus, aga see võib anda nagu päris palju vastuseid. Ja teeme nüüd ühe lihtsa harjutuse, mis aitab natukene seda tunnet avastada ja võib-olla ka leida seda natuke seespoolt küsimusele vastust, et kes sa siis oled. See on hästi lihtne harjutus. Sa võid seda iga päev kas või teha korraks, leida minuti 2. Ja kui sa teed seda hästi keskendunult, siis tegelikult võib see olla väga sügav kogemus. Ja selle harjutuse jaoks sa võiksid kas istuda või lamada nii, et sul oleks mugav. Paned silmad kinni ja siis ma lihtsalt vaikselt juhendan sind sellest läbi. Nii, nüüd leia siis endale see vaikne mugav kohta. Istu või lama siis nii, et sul oleks mugav. Nii, pane silmad kinni ja hinga paar korda sügavalt sisse ja välja. Lase oma kehal lõdvestuda. Sisse ja välja. Sisse ja välja. Ja ütle vaikselt või mõttes iseendale, kes ma olen. Kes ma olen. Ja ära oota vastust, lihtsalt küsi. Kes ma olen? Su meel võib hakata vastuseid pakkuma. Mul on ema, mul on väsinud. Kujuta ette, et need vastused on nagu pilved taevas. Lase neil lihtsalt mööda triivida. Kes ma olen? Kui kõik vastused kaovad, jää lihtsalt sellesse olemise tundesse. Koge lihtsalt seda, mis jääb alles. Kui su mõtted vaibuvad, tunnedki seda olemist, tühjust, mis on sinu tõeline olemus. Kes ma olen? Kes ma olen? Ja kui sa oled valmis, siis võid sa silmad avada. See hästi lihtne harjutus aitab sul märgata, kuidas sa ennast tajud ja mis siis järgi jääb, kui kõik rollid kaovad. Et sa võid korrata sedasama harjutust igal ajal, kui tunned, et sa vajad selgust või tahad endaga ühendust saada. Ja sa ei pea seda nagu tegema juhenduse järgi, lihtsalt saad istuda ja küsida endalt, kes sa oled, kes ma olen, lasta kõikidel vastustel ära minna ja see, mis nagu järgi jääb, tühjus, siis seda tunnetada. Ja see tühjus enamasti päris kindlasti ka tekib, sest see on ka keha jaoks või ka nagu meele jaoks selline natukene ehmatav küsimus. Kui sa kõigel minna lased, siis vahel tekibki selline täitsa mõttetühjus, et sul nagu isegi ühtegi mõtet ei tule pähe. Ja see tundub isegi võib-olla natukene selline abstraktne või ebamugav mõnikord alguses, aga see on täiesti normaalne ja see on vajalik osa protsessist. Et see küsimus, kes ma olen, ei ole mõeldud selleks kiireks vastamiseks.
ja sa võid seda küsimust endaga iga päev kaasas kanda, kas või hetk nagu sellele mõelda. Ja kui sa eemaldadki kõik need sildid ja rollid ja kui sa vabastad ennast nendest mineviku harjumustest, uskumustest, siis tegelikult sa avastadki, et sul jääb järgi see puhas teadlikkus. See loov jõud, see sinu tõeline olemus ja sa oled looja ja sa oled tegelikult alati seda olnud. Sa lihtsalt ei tea seda ise praegu veel. Ja ma tahan sind julgustada olema uudishimulik ja võtta endale lihtsalt aega ja küsidagi siis täna endalt seda küsimust, kes ma olen, kui ma ei ole need sildid, kes ma olen, kui ma lihtsalt olen. Ja võib-olla sa ei leiagi kohe vastuseid ja see on ka okei. Et lihtsalt see protsess viib sind sügavamale sinu tõelise olemuse juurde. Kui sa nagu saad aru, et kes sa tegelikult oled ja see arusaamine võib ajas ka muutuda, kindlasti sügavamaks minna, siis sa tegelikult saad aru, et ainuüksi sellest mõttest hakkab juba maailm muutuma. Sest et see ei ole nagu lihtsalt mõtteharjutuse. See on nagu selline arusaam enda teadlikkusest ja arusaam oma teadvusest. See on elu. Ja aitäh, et sa oled siin ja ma olen põnevil, et saan seda teekonda sinuga juba homme jätkata. Kohtume homme.